hommikust minu poolt, uus vlog, uus päev, on laupäevane päev ja ma ei tea, kust meil see mõte tuli, aga eile lihtsalt meil turgatas pähe sossiga, et tahaks pannkooke ja meil olid nagunii mingid banaanid, mis ma oleks pidanud ära tegema, ehk siis ma küsisin ChatGPT-lt lihtsalt täna hommikul pannkoogi retsepti banaanidega ja ma paningi 2 banaani, 2 muna ja minu arust 6 supilusikatäit jahu, törtsu maitsestamata mandlipiima ja need pannkoogid olid mega head. Meil olidki mingid minu ema maasikamoos, sassi ema õunamoos, natuke mett panime peale ja valguks lihtsalt jõime mingid vali- ja valgujoogid lõppu, aga üli maitsev oli, peaks veel tegema. Ma ei tea, miks ma tihedamini ei tee ja tegelikult kui tahaks seda valku lisada sinna pannkoogi enda sisse, siis saaks ju teha sõrnikuid, lisada kohupiima näiteks, aga ma täna ei viitsingi kohupiimaga jamata, et tõesti mega maitsev hommikusöök oli, hullult nautisime. Ja üldse saime sisse magada ja laupäeva rahulikult alustada, sest nüüd mul läheb natukene sõiduks, mitte väga hullu. Ma pean Pärnu minema, siis rohkem polegi kuhugi vaja minna, ma jäängi täna Pärnu Mari juurde. Me lähme jälle Kätlini ja Karmeliga, nagu me alati käime Maril külas iga paari kuu tagant ja seekord mõtlesimegi, et algselt oli plaan, et võib-olla tuleme siia, sest ma olen juba suht ikkagi 35 nädalat rase, et juba nagu lõpus väga ei viitsi igal pool mööda Eestit ringi sõita, aga kuna mul enesetunne on võrdlemisi hea, siis ma mõtlesin, et teeme ikkagi ühe tripi veel Mari juurde, sest Mari sai just endale, või nende pere, nad võtsid endale uue koera, ta on siukene nagu mingisugune karjakoer, saame küsida, kui jõuame Pärnusse, et mis tõuk ta on, aga siuke pisike oranžikas nunnupall ja ma mõtlesingi, et kui me praegu ei lähe talle külla, siis ma ilmselt mingi 6 kuu pärast võib-olla heal juhul näen teda, ehk siis lähme tutvume Mari uue koeraga ikkagi veel ära. Ja siis ma otsustasingi, kuna ma võtan täna veel käsipagasiga, alati kui ma käin kuskil sõbrannade juures, siis mul on asjad käsipagasiga kaasas, nii et täna siis ka. Ja kui ma tulen nüüd tagasi, siis ma pakin esmase versiooni oma haiglakotist sinna käsipagasisse ära, et siis ma enam ööseks ilmselt ei lähe kuhugi, et mul on mingisugused väiksed plaanid ikka veel sõbrannadega, aga ma otsustasingi, et ei, ma ööseks ei jää, et isegi kui on mingisugused istumised asjad, siis ma ööseks ikkagi tulen koju. Lihtsalt, sest mul on endal kuidagi mugav oma voodis, ma saan oma voodis hästi magada ja öösiti käid tihti vetsus, mis minu arust on veits siuke nagu ebamugav võõras kohas. Ma ei taha kedagi üles äratada, kui ma mingi 5 korda öösel vetsus käin. Füüsiliselt ma tunnen ennast hästi, aga pisikesed detailid ikkagi juba mängivad rolli just ööune ja kõige selle puhul, et ma tunneks ennast piisavalt mugavalt ja saaks piisavalt välja puhata iga öö. Nii et kõige viimane, ma eeldan, rasedusaegne ööbimine mul kuskil mujal kui kodus. Tere, Ronni! Tere! Kuule, see on minu telo! Meil on nüüd esmaspäeva hommik juba. Me Mari juures lihtsalt istusimegi seal diivanil, vaatasime olümpiat terve päev ja sõime mingeid snäkke reaalselt terve õhtu. Vähemalt me nägime Ronni ära. Üksika omamine tundub ikka väga ekstreemne, eriti kuna Ronni on hästi aktiivne, see on siuke energiline tõug ja ma hakkasin mõtlema, et mul naalaga nagu oli võib-olla natuke kergem, sest ma sain ta vahetult enne suve, et just need pissitamised ja asjad. Sain lihtsalt minna nagu ukse lahti teha ja temaga kogu aeg käima jääs, aga Mari peab praegu panema mingi talvejope, kõik riided selga, koeraga mingi 10 korda käima õues, siis muidugi tegelema temaga, ta närib kõike, ta haugub hästi palju. Et siuke korralik beebi on majas neil praegu, aga nii armas samas. Igal juhul nüüd meil tuli eile siis Henri õhtul külla ja täna siis me tulimegi Henriga trenni. Henri on ka nüüd jõusaali hundiks hakanud tagasi jälle, tal on mingi 5 päeva kava, nii et ta teeb oma kava ja selle asemel, et alustada uut kava, ma ikkagi lõpetan 8. nädala ära oma eelmisest rasele kavast, et siis ma saan selle nagu täiesti purki ja siis järgmisest nädalast, kui väljakutse on läbi, ma hakkan tegema 3. trimestri kava, mis on meil nüüd äppis ja see on rohkem siuke nagu pikema soojendusega, pikema kardioosaga ja lühema jõutrenniga ja see jõutrenn ka seal keskel on rohkem siuke nagu liikuvusharjutused, palju siukseid keharaskusega harjutusi, läheb nagu vähema intensiivsusega ja rohkem siuke venitused, võimlemised, kardio, et enne sünnitust oleks keha siuke mitte liigselt ülekoormatud, nii et jah, aga ma see nädal ikkagi lõpetan oma praeguse kava ära, sest ma olen juba seda 7 nädalat teinud, siis lõpetame väljakutse heal joonel, kava saab valmis ja Henri teeb enda kava lihtsalt.
trenni saime mõnusalt tehtud ja nüüd, kuna see nädal on mul ikkagi töönädal, siis ma natukene siin sätin ennast. Sellel nädalal põhiline asi, mis mul on tööalaselt, on Samsungi uue telefoni launch. See on mu 3. aasta nüüd Samsungi ambassadorina ja mul on nii hea meel, et nad mind uuesti tahtsid valida, sest sellega tuleb nii palju hüvesid ja see on nii suur firma. Need kampaaniad on nii lahedad ja muidugi uued telefonid ja kõik see on sisulojale ju väga huvitav ja äge koostöö. See Galaxy Unpacked üritus, mis on siis nii-öelda maailmale toote nii-öelda paljastamine iga aasta, siuke põnev. See toimub alati aasta alguses. Eelmine aasta minu arust oli jaanuaris, aga nüüd on siis veebruaris ja see on ülehomme ja muidugi nagu iga asjaga minu arust maailmas siis natuke minu arust on lekkinud selle uue telefoni disain juba kuhugi, aga pigem on vist siuksed spekulatsioonid rohkem ja siis see päris nii-öelda ametlik reveal, tutvustus maailmale, et mis sellest tootes on erilist, mis teda muudab paremaks kui S25 seeria, nüüd tuleb siis S26 seeria, et see kõik toimub siis ikkagi see nädal kolmapäeval. Ja täna siis kogu sellel nii-öelda tootesaadikute tiimil, ma isegi ei tea, kes see aasta seal kõik on, täna näeme. Meil on siuke koolituspäev Samsungi poolt, kus meile näidatakse neid seadmeid, me veel endale ei saa neid ka, aga vähemalt me näeme neid seal täna ja meile tehakse tootekoolitus, mis on ülipõnev. Aga kuna mul on Henri siin Tallinnas külas veel homseni, siis ma võtan Henri sinna kaasa. See on siuke top secret launchi eelne koolitus, nii et Henri saab siis ka oma elu esimese NDA allkirjastada. Vaatan, mis rasedad eksad mulle lähevad jalga. Ilmselt ma panen need heledad, kui need veel lähevad saaraamad ja siis selle heleda teksa jakiga sinna peale. Et siis on jälle see denim outfit, mis ma üks nädal kandsin Rahvaraamatu mingile ürituse. Ja juuksed jätangi lihtsalt niimoodi patsi. Muusalt mul on viimasel ajal siuke tunne, nagu ma lihtsalt olen unustanud, kuidas ennast meikida ilusti. Ja ma nägin, et Liisa Pärnpuu ka mingis oma vlogis hiljuti rääkis meiki asjadest ja meikis, et ka nagu 30-ndatest mingid asjad, nagu mida sa oled enne kasutanud, ei toimi enam. Ongi meil on rohkem mingid kortse, nahk võib-olla läheb kuivemaks vanenedes ja tegelikult mida vähem meiki, mida vähem kattev jumestuskreem ja nii edasi, seda parem, sest mida rohkem toodet, seda rohkem ta nagu läheb kortsudesse ja niimoodi. Aga lihtsalt see on nii imelik, kui sul on olnud juba mingi 5 aastat mingid lemmikud, mingid tooted ja siis üks päev sa paned need ja nad lihtsalt ei sobi. Ja toki praegu on muidugi mingi mega külm ja nagunii inimestel on nahad mega kuivad, südatalv. See kõik mängib ka rolli, aga ma olengi viimasel ajal ongi sükesteks üritusteks või asjadeks, et nagunii sa oled rase ja on sükene võib-olla teistmoodi nägu, natukene nagu vett täis rohkem. Ja siis sa üritad neid samu nagu meigirutiine teha, mis sa oled varem teinud ja lihtsalt nagu it doesn't work, see ei toimi millegi pärast. Ma ei tea, kas ma kujutan ette, aga võib-olla talvel ongi see, et suht ükskõik mida sa teed, et alati oleks vaja rohkem. Aga siis ma arvangi, et ma täna mängin suht safe'ilt. Ma panen lihtsalt bronzerit natuke silma peale ja natuke mingit tripsma duši ja that's it. On nagu privaatsusekraan. Nüüd, kui sa lihtsalt siia peale vajutad nagu selle teksti peale, siis sa näed kõiki valikuid või siis, kui sa selle slaideri peale vajutad, siis läheb ise otsa sisse. Ja mis selle siis eriliseks muudab, ongi siis põhimõtteliselt see, et sa saad teda ilmselgelt sisse välja lülitada. Ehk siis näiteks, kui sa selle privaatsuskile või klaasi vaata ostad, siis sa paned selle peale, see on sul peal. Et sellele telefoni ei peagi, et see ongi see point. Ja siin ongi siis sisse lülitamise tingimused, ehk siis miks ei peaks seda kile siia peale panema, ehk siis esiteks sa saad seda sisse välja lülitada, aga sa saad ka teda näiteks valitud äppides ainult kasutada, näiteks Smart-ID, pangaäpid, mis iganes salajased Facebooki vestlused, Tinder, kui sa mingit PIN-koodi, mustrit, parooli sisse lülitad või siis näiteks blokeerid ainult teavitused ära. Aga muidu teda nime lihtne, lihtsalt kui sa siit ülevalt alla tõmbad, siis siit otsa saad teda sisse välja ka lülitada. Okei, see on kogu aeg seal? Henri jõudis Samsungi koolitusele, mis tuleb välja, ei olegi koolitus. Ei, see on ülihea ängel. Siin ma kohe näitan teile on uus Samsung Galaxy S26 Ultra. Siin on siis S25 Ultra, eelmise aasta telefon. Ja nüüd siis uus on disaini poolest natuke teistmoodi. Neid kõiki funktsioone, kuidas ta on väga jälle AI-suunaline telefon, seda meile näidatakse tulevikus. Aga üks asi, mis kohe mulle silma jäi selle juures on see, juba ilma selle kileta on privacy detektor peal. Ja seda saab siit ülevalt aktiveerida või maha võtta. Et võtsime maha, siis seda privacy't ei ole ja kui paned peale ja seda tugevust saab ka siis võimendada.
et on veelgi tugevamalt, kui me paneme maksimaalse sisse, mis on väga fun, et tõesti seda eraldi kile pole vaja. Aga oletame, kui sa oled see eraldi kile inimene mingil määral või tahad, siis ikkagi saad selle maha ka võtta. Ja see on settingsite all ka, siis saab ka valida näiteks ainult mõndadele rakendustele, näiteks mingile pangaäpile saad panna, et muidu ülejäänud ajast ei ole, aga mingid pangaäpid, võib-olla mingi sotsiaalmeedia, message'id, sõnumid, mingid isiklikumad asjad, Smart ID, mida sa ei taha, et keegi teine kunagi näeks, on ju. Samamoodi saad rakendada selle ainult PIN-koodidel, mustritel, ainult teavitustel, et näiteks praegu ta ei ole sees, aga kui mul tuleks siin teavitus või sõnum või midagi, siis see teavitus oleks tume ja seda inimene ei näeks, mis on minu arust väga cool. Samsungist jõudsime tagasi, väga huvitav, väga põnev. Põhifaktid, mis ma siis see nädal pean kajastama tootesaadikuna, mul õpetati ära ja väga huvitavad on need. Ja nüüd ma tulin koju ja mul oli siukene mingi humongous pakk tulnud. Ja ma olin tõesti mingi, mis asi see on? Ja siis ma nägin, seal peal on kirjas Philips. Ja Philipsiga mul tuleb koostöö. Nagu selles mõttes, et Philipsiga mul terve see aasta, nad juba kirjutasid mulle suht kohe, kui ma rasedaks jäin. Potentsiaalse koostöö võimaluse huviga. Kui ma juba töötasin Jukus ja Babysitis, siis juba Philips Avent tooted olid mega kiidetud, et selles mõttes see on nagu muidugi väga kasulik koostöö mulle ka ja muidugi see toodete kajastus tegelikult tuleb, ma ei tea, kuu haavalt, kui mul juba laps on sündinud. Nad ütlesid kohe ka, et lihtsalt kasuta ja vaata, kuidas sulle meeldib, et selles mõttes ma saaks nagu päris kogemust teile jagada ka, et mis funktsioonid on head, mis mulle päriselt meeldib, mis asjad mu beebi peal toimivad ja nii edasi. Aga ma mõtlesin ikkagi siin videos ka näidata, sest mul on siuke tunne, nagu mul oleks mingid jõulud. Vaatame siis kiirelt üle, mis mulle saadeti. Esmalt muidugi on lutid ja lutipudelid ja neid lutte on väga kiidetud, muidugi seda, kas sinu beebi lutti võtab üldse, on ju, see selgub hiljem, aga siin on peal kirjas, et 98% beebidest võtab neid lutte, nii et we'll see. Igal juhul kahed erinevad, üks on siis 0-2 kuuni ja teine on siis natuke suuremale lapsele. Siis järgmisena samamoodi Philips Avent, mingisugune pimedas helendav lutipudel ja lutt. See on siis 3-6 kuusele lapsele mõeldud, ilmselt siis öö toitmiseks ja muidugi ma ei tea üldse, kuidas mul endal hakkavad piimavarud olema, on ju. Ehk siis mingil hetkel nagunii võib-olla lisasöögi andmine on vajalik, et siis pudelid on ka väga head ja kasulikud ja see pudel on ka siis öösel helendav, et jällegi ei ole suurt tuld vaja, ongi mingi öölamp ja. Siis oli siin selline nagu, ma tahaks öelda ilutarvete, aga need ei ole ilutarved, hügieenitarvete komplekt. Siin on põhimõtteliselt küünte lõikamiseks ja viilimiseks mingi ultimate komplekt. Siis on näpuotsa käib siuke hambaharja nagu otsik, kamm, juuksehari ja ninase aspiraator siis, millega vist tõmmatakse ninast tatti välja, ma eeldan, ma ei ole kindel igal juhul. Oh my god, kui väiksed need on. Ja selles mõttes päris mõnus kott, millega kaasas kanda neid asju. Et sükene travel bag on ka. Siis natuke suurtemate asjade juurde edasi liikudes, see oli see rinnapump, mis ma endale tahtsin nagunii. Ma sain ise valida selle mudeli, lihtsalt ma tahtsin, et ta oleks täielikult hands-free. See on elektriline rinnapump, et sa ei pea ise pumpama ja hands-free, et need kaks nii-öelda vaakumiga osa on siis rindade küljes. Pult ripub kaelas ja sellega siis lülitad sisse ja välja ja sisuliselt need lihtsalt ripuvad su rindade küljes, mis tundub inimesele, kellel pole lapsi ja kes pole kunagi rindadesse midagi pumbanud. Väga veider ja ebanaturaalne asi, aga öeldakse, emad räägivad, et sellest saab kõige ilusam ja kõige naturaalsem asi maailmas, et sa mingi imetad ja sul on rinnapump ja mida iganes. Nii et kõik need asjad on mulle väga uued, aga lihtsalt see tundus ülimugav, et ma ei tea, teed midagi oma 2 käega ja samal ajal saad pumbata ka ja ma manifesteerin jällegi, et piimavarud tulevad head. Nii et avame siis selle huvitava asjandusega kohe koos. Ma eeldan, et siin sees on siis see rinna külge käiv osa. See tundub nii veider, aga siuksed nad on. Ja siis siin on see pult. Ja eks ma siis jooksvalt saan rohkem teile näidata, kuidas see töötab. Selle sama piimajutuga jätkates on siin ka siis alates 0-6 juba mingisugused siuksed storage cupid. Siin on kirjas piima ja toidu jaoks. Ehk siis ma eeldan, et algselt siis piima hoiustamiseks on ju, aga pärast võib-olla mingi püreed või mingid siuksed lisatoidud. Siin on 5 siukest storage cupi. Milliliitrid on peal, mis väga mugav kindlasti piima mõttes on ju, et sa tead täpselt palju on. Siis muidugi täitsa need piima hoiustamiskotid, mis ma enamus emad kasutavad. 25 tükki on pakis siin. On isegi mingisugune infolipik lausa peal, et saad kirjutada ilmselt siis millal sa pumpasid, ma eeldan ja kui palju siin on. Ja see on ziplokiga ja seal peal veel oli kirjas, et see
valamisava on hästi lai, et hästi mugav on valada siia piima sisse. Ja siis viimane siuke piimaasi on siis kiire pudeli soojendaja. Tagant on siis näha, et see on siuke seade. Paned selle sama lutipudeli siia sisse. Sa siis ei pea, ma eeldan, keetma seda vett, vaid ta siis kiiresti soojendab soovitud temperatuurini. Ja siin on isegi kirjas, et külmutatud piima ta nii-öelda sulatab üles kõigepealt, ühtlaselt soojendab 3 minutiga piima ära. Ja samas, kui sa hoiad pudelit seal, siis ta hoiab 60 minutit seda ja siis automaatselt lülitab välja. Näiteks kui keegi hoiab last, sa võib-olla ise soojendad ära, siis tunni aja pärast võib lapsele anda süüa ja see on ikka see ideaalne temperatuur. On ikka asju välja mõeldud ausalt. Kui nüüd mingil põhjusel ikkagi läheb nii, et mu imetamisplaanid ei lähe plaanipäraselt ja vaatame selle lisapiima andmine ikkagi on palju suuremal kohal meie elus lõpuks, kui me algselt ootame, siis väga hea abivahend kindlasti. Ja see näeb nii nunnu välja ka. Lihtsalt siukene, paned siia pudeli, määrad mitu milliliitrit sa tahad soojendada ja nupust paned sooja. Väga äge seade. Nii, kui me liigume edasi juba siis nii-öelda lisatoidu juurde, püreede juurde, siis siin on 4 ühes. Aurutaja, blender, püreestaja, et sa saad teha siis lõpus lisatoitu ka nii, et sa ei pea ise keetma seda. Ta põhimõtteliselt aurutab ja küpsetab nad ära, siis blenderdab püreeks. Samas sa saad ka külmutatud asju jälle sulatada või siis püreesid üles soojendada lihtsalt. Saad korraga teha ise kodustest ainetest, on ju siukseid puhtaid tervislikke beebipüreesid, mis ei ole ilmselgelt mingi hädavajalik asi, on ju, aga lihtsalt muudab elu ilmselt lihtsamaks ja teeb kiiremini seda, mida sa saaks ise teha ka ilmselgelt manuaalselt, lihtsalt on ju keeta ja püreestada. Ma seda hetkel karbist välja ei võta, sest ma ilmselt hakkan seda alles poole aasta pärast kasutama, on ju, kui lisatoit tuleb piimale juurde. Aga siin on näha need erinevad konteinerid, et lihtsalt aurutamine, püreestamine, sulatamine või soojendamine. Oi, ja siin on ka beebidele retseptiraamat. Ma saan siis teiega jagada retseptega, kui ma üks hetk hakkan neid püreesid tegema. Igal juhul jällegi väga fancy. Nii, siis rääkides fancy'dest seadmetest, Philips Avendi lutipudelite ja lüttide sterilisaator ja kuivataja. Tapab siis 99,9% bakteritest. Alguses on see nende pudelite ja ma ei tea, kõikide asjade steriliseerimine mingi mega oluline. Ja ma olen näinud ka TikTokis, kuidas emad nagu kurdavad, et see on nii tüütu tegevus. Ehk siis see abivahend tundub mulle ka täitsa sükene asi, mis võib mind väga-väga aidata. Siin taga on jälle näha need erinevad levelid. Kui on Philipsi pudelid, siis siia sisse mahub kuni 6 pudelit korraga, pluss nende pudelite aksessuaarid. Seal on sisse ehitatud siuke kuivamisalus, et see vesi tilguks ilusti ära ja ei tekiks mingit niiskust või haisu. Ja kui sa hoiad kaant peal, siis need pudelid säilivad steriilsena kuni 24 tundi. Ja siin on kirjas, et ta steriliseerib 10 minutiga need pudelid ära. Ja kui sa tahad siin sees kuivatada, siis 30 minutit veel. Ehk siis ikkagi üsna kiire, kui sa oma beebiga tegeled. Ja last but not least muidugi beebimonitor, mis on üks asi, mis ma arvan paljudel ikkagi on. Olenemata kui fancy'd või mis iganes, aga ikkagi see annab südamerahu, et kui sa paned lapse magama, et sul on temast mingisugune kas videopilt või heli, mingisugune monitor. Ma nagunii tahtsin seda endale. Siin on siis näha, et selle beebivoodi kõrvale käib see nii-öelda see keskmine asi siin. Kinnitub sinna hälli külge. Selle videoekraani pealt sa näed siis oma last või siis äpist on ka võimalik näha. Siis selle konkreetse monitoril on Full HD kaamera ja ekraan on üsna suur, kus näha siis ja sa näed kristallselgelt nii päeval kui öösel seda pilti. Ja siin on veel mingi IQ tehnoloogia, siis registreerib, kas su laps magab või ei, tema hingamist, ma ei tea, igal juhul väga sükene smart monitor tundub see. Ja siin on ka natukene näha, et kuidas ta siis kinnitub hälli külge ja erinevad osad, mis pakis on kaasas. Igatahes jah, nagu ma ütlesin, siis ärge tundke ennast üldse survestatuna, et teil on kõiki neid asju vaja. Kindlasti mitte. Igal ühel oma eelistused, et mis abivahendeid ta tahab ja mida ta tahab teha nii-öelda ise võib-olla, ongi mingid beebipüred asjad, et need on lihtsalt mingid seadmed, mis saavad meie elu lihtsustada, aga ma ei taha kedagi survestada. Ma olen ülitänulik muidugi ja mul on hea meel, et mul need asjad on, aga ma tahtsin lihtsalt näidata, et kui teid midagi konkreetset siit kõnetab või mingi 1-2 asja, mis teile just täiega pakuks abi, et siis lihtsalt neid näidata ja tutvustada. Ja muidugi aasta jooksul, kui ma ise hakkan neid oma lapsega kasutama, siis ma näen täpselt, mis need minu jaoks on need kõige hädavajalikumad nendest asjadest ja saan teiega jagada seda ka jooksvalt. Aga jah, see pakk tuli täna ja mul lihtsalt oli siuke nagu jõulude tunne ja tahtsin teiega korra jagada ka kohe avades nii-öelda esmaemotsioonina. Igal juhul jah, ma nüüd üritan seal Samsungi üritusel või kokkusaamisel filmitud sisu natuke editida ja siis on juba õhtusöögi aeg, nii et korra siuke puhkepaus meil siin päeval.
meil on nüüd kolmapäev, nagu nägite, ma tegin kiirelt oma hommikuse trenni ära, sest ongi väljakutse viimane nädal. Ma hakkasin mõtlema ka, et kui mul ei oleks treeningkava, ma ei tea, ma olen pidanud nii palju push ima see kuu, et jõuda 3 korda nädalas trenni. Ma olengi seda teinud ja võtnud endale teadlikult eesmärgiks, et ma pingutan. Muidugi sellepärast, et mul on raseduse lõpp ja ma tahan nii-öelda olla piisavalt tubli, aga lihtsalt ka, et olla selles väljakutses, et oma treeningkava linnukesed saada iga nädal kirja. Ja aasta alguses tundus 8 nädalat kuidagi nii pikka aega, aga nagu iga muu väljakutsega alati. Kui sa hakkad tegema ja sa lihtsalt lähed ja teed ja pingutad, siis lõpuks see läheb nii ruttu. Ja nüüd meil ongi viimane väljakutse vlog. Täiesti uskumatu mõelda ja samas nii äge. Et ma olen suutnud ka siukse pallikesena ikkagi need kõik trennid ära teha, mis mul on vaja olnud. Ja miks ma nii kaunis olen, sest ma tulin kohe peale trenni Jumestusse, kesklinna, Star Studiosse. Lihtsalt teevad siin üliruttu, mingi 45 minutiga meigi valmis. Ja ma tegingi selle tänaseks selleks suureks Samsung launch ürituseks põhimõtteliselt, aga miks ma tulin varem, mõtlesin, et teen kohe peale trenni, sest mul on ka üks selle kuu viimane koostöö vist vaja ära filmida. Kui teie seda vaatate, on juba 1. märts, mis on naistepäevakuu või üldse siuke naiste ilukuu ja mu koostöö ongi Euronixiga, sest neil on ilutooted erinevad siis sooduskampaanias märtsikuus ja üks nendest toodetest on ka Dyson Airwrap, mille me siis naistepäeval välja loosime. Nii et hoidke mu Instagrami kontol silma peal, sest 8. märtsil tuleb loosimismäng, mille võitja saab uue Dysoni. Ma tahaks ka uut, mul on 5 aastat vana, aga mu Dyson toimib ülihästi, nii et ilmselgelt ma ei hakka uut endale sebima. Ma sain selle Dyson Airwrapi endale kingituseks siis 30. juubeliks oma kõikide sõbrannade peale kokku ja sellel aastal ma saan ju 35 juba, ehk siis 4,5 aastat on see mul olnud. See töötab ikka imeliselt. Mul tavafööni enam ei olegi, ma kasutan ainult seda Dysonit föönina. Lisaks ma kasutan seda, ma arvan mingi 3 korda nädalas lainete tegemisel, vahepeal lihtsalt teen patsi laineid, vahepeal teen lahtistesse juustesse, aga reaalselt iga nädal 4,5 aastat on see saanud mul kasutust vähemalt üle päeva. Ehk siis nii mugav toode, lihtsalt ongi see, et ma saan kogu pealokid mingi 10 minutiga maksimaalselt tehtud. Ma lähen kohe Euronixi kauplusesse, filmin neid mingeid tooteid, siis lähen filmin paar tundi kodus oma sisu ja õhtul kella 7 on siis Samsungi põnev launch pidu. Jokes on me, sest ma läksin küll Ülemistesse, aga see Dyson siis, mis ma tahtsin filmida, mis läheb auhinnaks, kuna see on peaaegu 600 € täishinnaga, et ta on nagu nii uus mudel ja nii uhke, siis teda ei olnudki kuskil väljas, et filmida. Eks ma siis lähenen kuidagi loomingulisemalt, aga kuna ma jõudsin nüüd koju, mul on lõunapaus. Ma eile tegin vabariigi aastapäeva puhul ka praekartulit ja heeringat ja siis preppisin meile tänaseks kanakotlette siia praekartuli kõrvale. Kuna selle nädala toidu shoppingu ajal oli Henri ka meiega poes kaasas ja me lihtsalt võtsime tavapäraseid asju, siis ma kuidagi unustasin ära mingit pidupäeva asju osta. Mul on nii palju, oligi mingi kanahakkliha, praegu mul veel ootab veisehakkliha, kanafile, sealiha, külmikused, siis mul oligi teisipäeval korras, et et ma siis ei ostagi midagi juurde, sest tegelikult mul on nii palju asju, mida ma peaks nädala jooksul ära sööma juba. Aga siis vabariigi aastapäeva puhul ikkagi mõtlesime sassiga, et võtame ikkagi ühe heeringa vähemalt ja tegingi lihtsalt eile meile õhtuks ühe portsu ja see oli nii hea minu arust. Vahepeal heeringaga on ka see, et kui sa prepid seda järgmiseks päevaks, siis juba kuidagi läheb liiga kalaseks kõik, aga värskena hapukoora või kreeka jogurtiga. See oli nii maitsev. Aga ma nüüd soojendangi siis neid kotlette. Kuna ma selle heeringi ikkagi ostsin, siis mul täna on vaja teha vähemalt mingi 2 suurt portsu meal preppi. Ma mõtlesin teha see nädal pasta bolognese, ma pole ammu teinud. Siis mul on ploffi asjad ja siis mul on kanasuppi asjad. Ma pean vaatama, mis nendest lihadest nagu vajaks kõige rutamini tegemist. Ja siis peale filmimist ja enne Samsungi pidu ma üritan ikkagi kas või paar tundi siis teen seda meal preppi. Sest ma saaks küll sügavkülma ka toppida oma lihad ja ma vahepeal panen ka, kui ma tõesti ei jõua. Aga ma eelistan ikkagi värskena süüa oma toitu. Ja kui ma täna selle efforti sisse panen, siis homme ja reedel mul on natukene rahulikum jälle. Ma soojendasin selle mikrokas üles, ma panen siia kreeka jogurtit. Üsna palju, mulle meeldib, et on. Ja siis hakin seda maitselt mahedat kurki. Samuti üsna palju. Ja söön sellest nüüd mõnusalt kõhu täis. Oma filmimist lõunapaiku, natuke peale lõunat. Nüüd on kell 4 läbi ja ma olen nii väsinud.
ja kui ma tahan veel meal prep'i täna teha, mida ma tahan, siis ma pean kohe alustama, sest et ma tahan teha boloneeset ja mida kauem see podiseb, seda parem. Ideaalist võiks podiseda siuke mingi 2 tundi isegi, aga kui ma 1,5 tundi saan teda podistada, siis on juba hea, sest et natuke peale 6 ma pean siit startima. Muidu selle Samsungi peokutse täna kehtis ühele, aga alati kui on siuke suurem, mingi suure brändipidu või mis iganes ja on kutse ühele, siis ma alati ütlen neile, et kui tuleb RSVP-sid eisid, et siis ma olen nõus alati +1 võtma kaasa ja mul sõbranna Merili tuleb ka täna kaasa, sest talle meeldib ka kogu see tehnoloogia maailm. See aasta ongi siis minu 3. aasta Samsungiga, nagu ma ütlesin, ja Merili ongi nüüd mul 3. aastat kaasas ka Unpacked üritusel. See kestab 7-st 10-ni. Nii et jah, pikk õhtu on veel ees. Ehk siis jah, 2 tundi on nüüd aega õhtusöök valmis teha. Boloneese nüüd podiseb, alustame siis bloffiga. Lihtsalt tänapäeva naised, sul on mingi full glam, sa oled teinud terve päev tööd, 2-tunnine boloneese läks pliidile, nüüd ma hakkan tegema tunni ajas bloffi, siis vahetan riided mingile glam üritusele, mis on elu üldse. Aga bloffiga läheb kiiremini, siis ma arvangi, et seda bloffi saabki õhtusöögiks süüa. See on siis riisiga, tomatipüree, seafelisele puljongi koobik. Nii et järgmisena siis bloff. Siin Samsung Galaxy Unpacked peal, nagu te näete, ainult meid, sest siin on kõik pime, aga kell on 19:13 ja ootame kell 8, me oleme juba vanad veteranid, me näeme siis kell 8 ära, me oleme 3. aastat, kohe võtame kokteile, alkovabasid muidugi, ja vaatame siis, mis meile tutvustatakse siin uuest Samsung Galaxy S26 Ultra telefonist. Cheers! Nüüd alles läheb pidu lõhti. Okei, üks. Mõtlesin, kui te üles tulite, et oh my god, Kristjan Jäägal on siin. Tänan ja toredat õhtu jätku. Ja muidugi. Snäkipaus, meil on kana, chili wrap. Selja taha seisma. Ma jään teie selja taha seisma ja sitten... Mul on praegu mingi happu ära. Nii, bruschetta tomatiga. Bruschetta. Me tegime Kristjan Jäägal. Aga on seal taga. Siin on ka mingi uus asi. Ma isegi ei küsin, mis see on lihtsalt. See on mingi lõhe. Nii palju siis titlapist. Merili kaalus minu juures oma õhtusööki. Ja nüüd me oleme siin mingi, andke meile veel üks wrap. Suhkrulimonaadi. Creme de la creme õhtu täna ja te olete ka kõik väga creme de la creme inimesed, kelle nad on valinud, et siin meiega seda üritust tähistada. The all-new Samsung browser is partnering with Perplexity, so you'll be able to research faster with Ask AI. On siis just see ööfunktsioon, et pimedas ta tegelikult see pildistamine nagu jah, et praegu on off. Okei, väga hea. Kuidas siin on näha? Tegelikult ta teeb
eredamaks. Ja kvaliteet on parem ilmselt nagu. 24 oli väga palju väiksem, 25 ma ei mäleta. 24-25 olid täpselt sama suured. Oli ta? Ja täpselt samad. S26 ja S26 Ultra. Siin on ilmselt kaamerad paremad ja väga šefid näevad välja. Kolmas aasta, kuidas oli Merilin? Mulle meeldib kõige rohkem see privacy class ikkagi, see on päris äge. Ja Merili sai Chris Boysiga video ja pildi ja Kristjan Jääkaldaga. Nii et meil oli väga fun, aitäh Samsung kutsumast. Tahtsin sellele videole ühe korraliku lõppu ka filmida, lihtsalt kuna see on väljakutse viimane vlog. Ja nüüd ma ilmselt vloge ei tee märtsis. Vaatan, kuidas mul energiaga on, aga ma tunnengi, kuna ma tegin vlogmassi ja siis kohe seda väljakutset, ehk siis iga nädal 9 nädalat veel vlog otsa. Siis pisike puhkus on ilmselt tulemas, kuigi ma tahaks veel teha 3. trimestri Q&A ära märtsis, et võib-olla mingid videod ma ikkagi teen, aga vaatan jooksvalt. Aga väljakutsel meil oli siis 6 suurt auhinda ka, ma panen need sponsorid veel kõik siia ekraanile, kes need auhinnad siis välja panid, mega suur aitäh neile kõigile ja äpisiseselt meil on siis uudiste süke teavituste tahvel ja sinna siis selleks hetkeks, kui teie seda videot vaatate, oleme me pannud juba võitjad ja kontakteerume nendega otse. Nii et mega suur aitäh, kui te osalesite. Ma loodan, et see uue aasta kava motiveeris teid kuidagi. Ma ise tunnen küll, et see oli suht ainuke põhjus, ma arvan, miks ma suutsin nii aktiivne olla. Ja järgmine auhindadega väljakutse on siis suve väljakutse, mis hakkab 4. mai. Selleks hetkeks on meil valmis ka palju mugavam ja uuenenud äpp, mis on põnev. Ja ma arvan ja loodan, kuna see väljakutse hakkab 4. mai, et selleks hetkeks olenevalt, kuidas ma olen sünnitusest taastunud ja millal üldse laps sünnib, ma võin juba vähemalt mingi osa sellest väljakutsest ka koduseid trenne kaasa teha, nii et ma olen väga elevil selleks ka. Ja ma tahtsin siin videos ka veel lõpus väikse giveaway teha. Mul on 2 sellist kinkepakki. Üks on siis Catrice'i brändilt sükene uued kevadised tooted neil, mis neil turul on tulnud. Ja teine on siis samasugune pakk Essence'ilt. Eelmisest Essence pakist ma leidsingi oma selle uue lemmiku kulmukeeli, mis maksab Selverites mingi 4 eurot. Ma lihtsalt mingi ülikiirelt paari sekundiga näitan teile, mis siin pakkide sees on. Ja kui tahate loosis osaleda, siis jätke siia video alla kommentaar, kus on roosa süda. Ja palun, kui te osalete, siis pange oma teavitused sisse, sest et iga YouTube'i loosiga mul niimoodi, et ma loosin võitja välja, ma vastan ta kommentaarile, ma panen kinnitatud kommentaari sinna video alla, kes võitis ja mingi nädala jooksul see inimene ei reageeri, ei vasta mulle ja siis ma pean uue võitja loosima. Mis tähendab, et ma arvan, kas inimene ei näe, et ma talle vastasin, et tal pole võib-olla teavitused sisse pandud kommentaaride osas või siis ta lihtsalt ei tule isegi tagasi kontrollima. Siis jah, hoidke silma peal, et te näeksite, kui ma kommenteerin teile vastu. Igal juhul kiirelt siis meil on Catrice'i pakk. Siin on 2 küünelakki, mega ilus roosakas lauvärvi palett, SPF 30 kaitsega sükene CC kreem, veekindel must ripsnudušš, sükene roosa kreemias põsepuna, tundub, et sellises nude toonis niisutav huulepulk, küünenahkade õli, natuke tumedam huuleleige, kauapüsiv huulepliiats ja sükene veekindel rohekas silmapliiats, potsikus läbipaistev kulmukeel, pressitud mattpuuder, veel üks tumedam huuleleige ja sükene setting spray. Ja teine on siis Essence brändi pakk, jällegi 2026 uued tooted. Siin on huuli suurendav huuleleige, niisutav ja dewy primer, sükene hele roosa põsepuna, natuke tumedam nude huulevärv, sükene silmadele käiv lauvärv glitter, mingisugune Korea skincare'ist inspireeritud huule treatment, siis tumepunane küünelakk ja läbipaistev küünelakk, mis on siis peamiseks kihiks mõeldud. Hästi süke hele beebiroosa huuleõli, tetratäppe imiteeriv sükene tetratäppi pliiats, võtmehoidja / küüneõli ja pimple patches ehk siis punnide peale süksed plaastrid. Nii et jah, ma tavaliselt kuskil 2-3 päeva jooksul valin loosigeneraatoriga võitja ja panen siia video alla siis võitjate nimed. Aga that's it, ongi selle väljakutse ja videoga kõik. Suur aitäh, kui te vaatasite ja ma näen teid siis millalgi, ilmselt tegelikult paari nädala jooksul järgmises videos. Tšau!